Siin patriarh Heigo Ritsbeck. Jätkame meie loengusarja siis elu varakirikus. Me eelmisel korral lõpetasime sellega, kus me rääkisime seoses sellega, et kui Jeruusalemma hävitamine oli enne seda juudi sõda 66-67, siis tegelikult ristiusu kiriku ajaloos, ristiusu kiriku elus toimusid väga suured muutused. Me võiksime isegi ütelda, et teatud mõttes Jeruusalemma templi hävitamine nagu andis hoopis teistsuguse dimensiooni või parameetrid või teistsuguse sellise maatriksi edasiseks eksistentsiks tervele kristlikule kirikule. Kõigepealt esimene asi, mis toimub, see on see, et halvenevad juutide ja kristlaste suhted väga palju veel. Juudid pidasid kristlasi teatud mõttes vastutavaks selle eest, mis oli toimunud, kuigi me teame, et Rooma armee tegevus ei olnud mitte mingis mõttes koordineeritud kristlastega. Ja juba enne oli apostel Pauluse juhtimisel selline hellenistlik suund või kreekapärane suund distantseerinud väga tugevasti juudi usust. Ja võt nüüd toimub see selline valuline etapp, kus nagu saab selgeks, et meil ei ole tegemist siiski siin mingisuguse juudi usu sektiga või mingi juudi usu haruka isegi või juudi usku kuuluvate inimeste mingisuguse konkreetse teistmoodi mõnedest asjadest aru saavate religioossete tavade ja kommetega inimestega, vaid on tegemist täiesti teistsuguse religiooniga, täiesti teistsuguse usuga. Ja tegelikult see on ka väga päevakohane lugu tänapäeval, sest 20. sajandi lõpul, 21. sajandi alguses nüüd me tahaksime mõnes mõttes ja tahaksime näha ja mõned inimesed eriti näha seda judaistliku ja juutliku tausta nüüd nii palju, et nad lähevad nagu, võiks öelda nagu see üle parda, lähevad nii palju, et tahaks kõigepealt nagu juudiks saada. Ja unustavad Galaatia kirja ära. Kui me loeme Uue Testamendi kanoonilisi kirjus, me peame alati silmas pidama seda, et see, mis on pühakirjas kirjutatud, on jumalik tõde meile kõikideks aegadeks. Ja see tähendab seda, et kui me oleme konservatiivsed, piiblit pühakirjana tunnustavad kristlased, siis me ei saa kunagi selliseid väiteid esitada, et nojah, et see on nüüd apostel Pauluse arusaamine, aga tegelikult me ei pea nagu sellega arvestama, sest Jeesus tegelikult seda teemat ei käsitlenud ja selle kohta pole niimoodi öelnud, et me peaksime seda vaatama, mida Jeesus ütles. No me võiksime öelda, siis me ütleme ka, et no see on Johannese kirjas kirjutatud, see on Johannese arusaamine ja Peetruse kirjas on Peetruse arusaamine, aga me teame, et kristlik kirik on kogu selle aja, kui üldse sellised teemad esimest korda tulid päevavalgel võtnud, et kõik kiri on Jumala vaimus sisendatud. Me ei saa niimoodi öelda, et Paulus kirjutab küll niimoodi, apostel Paulus, aga me ei arvesta sellega, me läheme nagu kuskile sinna Vanatestamendi raamatute juurde ja ütleme, et siit me võtame esimese või teise või kolmanda või neljanda või viienda Moosese raamatu aluseks. Ja selles mõttes tänapäeval tuleb seda tõde öelda, korrata palju kordi. Ja kui me lahtiste silmadega enda ümber vaatame, siis tõepoolest ristiusk ja juudiusk ehk judaism on kaks täiesti ise asja. Tõsi, neil on samad juured. Tõsi, nad kuuluvad monoteistlike usundite peresse, kus on ka veel islam olemas. Aga et ristiusk oleks mingi juudi usu üks osa või sekt või ükskõik, kuidas me seda nimetab, see ei ole enam piibelik arusaamine ja sellepärast me Uue Testamendi raamatute juures, kui see kanoniseeriti 4. sajandi lõpus, siis on seegi fakt või seegi mõiste on väga olulise tähendusega. Ja
mis oli see üks asi siis, kui me niimoodi küsime, mis siis juutluse ja kristluse, sellise lahkumineku või erinevuse paika paneb. Ja see fakt on ümberlõikamine. Kui me räägime ümberlõikamisest, siis me räägime juutlusest. Kui me räägime kristlaseks saamisest, ilma ümberlõikamisega me räägime ristiusust. Apostel Paulus ütleb selle väga selgelt ja ma ütlen veel kord, et ma ei hakka siin need kirjakohti ette tooma, et seda väga lihtne ka Uuest Testamendist lugeda. Nüüd aga me astume edasi väga õrnale pinnale. Ja see võib isegi poliitkorrektsuse seisukohalt, mis ma järgnevalt nüüd räägin, natukene mõnele inimesel olla vastuvõetamatu või kuidagi raske aktsepteerida. Asi on nimelt selles, et kui Jeruusalemma tempel hävitati aastal 70, siis see ei olnud mitte ainult Jeruusalemma templi hävitamine ja kõik need kannatused ja juutide ristilöömised Rooma vägede poolt ja seal toimus midagi, mis on ajalooliselt võib-olla väga unikaalne nähtus. Josephus Flavius, juudi ajaloolane, kirjutab sellest ja kes on Feuchtwangeri juudi sõda lugenud, see on ilukirjanduslik teos küll, aga seal tuuakse ka need asjad mõnes mõttes nagu esile, et toimus midagi hoopis suuremat kui lihtsalt ühe maala vallutamine, ühe kindluse vallutamine, ühe templi hävitamine edasi. See oli sellises vaimumaailmas toimus ka üks suur nihe. Ja ma usun, et Jumal oli seal taga. Nüüd kristlased hakkavad nägema, et juutlus sellisena, sellise religioosse tähendusena, religioonina on nagu Jumalast hukka mõistetud. Ja kui me Matteuse evangeeliumi loeme, siis me näeme väga selgelt, et tõelisesse kirikusse kuulumise märgiks on ristimine. Me ei räägi enam midagi ümberlõikamisest. Ja Johannese evangeeliumi lugedes me saame veel rohkem nagu siin kraade juurde panna. Johannese 8:44 ütleb otse, et kristlasi tõrjuvad juudid on saatana lapsed. Ma ütlen veel kord, et see on väga selline delikaatne teema selles mõttes, et me võime siit ka minna, nagu öeldakse, üle ääre ja langeda teise äärmusesse ja me teame, et ka läbi keskaja on olnud juutide tagakiusamisi, rääkimata siis juba hilisematest asjadest ja neid asju ei saa omavahel niimoodi siduda. Aga tahes-tahtmata toimus midagi väga olulist. Kui me loeme näiteks mitmeid Rooma allikaid, siis on seal kirjutatud, kuidas templi uksed avanesid ja mingi hääl ütles, et me läheme siit ära ja see oli seal mitmuses, see kolmainsus omal. Et kuidagi Jumal võttis oma käe ära. Jumal nagu lahkus sellest ja kui lugeda ka neid kõiki neid andmeid, mida Josephus Flavius ja samuti ka teised Rooma allikad toovad, siis juutlikes külades ja linnades läks sõna otseses mõttes lahti selline täiesti kummaline asi, kus emad sõid oma vastsündinud lapsi ja ühe väikestes külades tekkisid grupid, kus 11 tapsid ja hävitasid ja võib-olla see on üks pilt sellest, kui Jumal oma käe ära võtab, mis sellest inimelust üldse saab. See muutub totaalseks kaoseks, hävinguks. Inimesed hakkavad käituma kohutavalt. Ja see on üks niisugune ajaloost aasta 70 meie jaoks on üks niisugune märk, et mis näitab tõepoolest, kui Jumal võtab oma käe ära, mis siis toimub. Ja nagu ma ütlen, kuna see on selline delikaatne teema, tuleb ka seda teist poolt vaadata, sest Johannese 4:22 sama Johannese evangeelium ütleb, et pääste tuleb juutidelt. Ja sellepärast me peaksimegi tegema ühe väga olulise vahe ja ka teoloogiliselt seda ütlema välja, et varakirik
ei olnud antisemiitlik. Meie kristlastena ei ole antisemitistid, vaid antijudaistid. Noh, võib-olla mõnele tundub see nagu sõnade mänguga, aga see tähendab seda, et selle meie juured on tõepoolest juudi usus ja mis sealt tuleb sellega kaasa, selle me aktsepteerime. Aga see ei ole mitte see, et Kristus oleks nagu selle juudi usu nüüd, nagu öeldakse, see järgnevuse, see rida, kus peaksime tagasi pöörduma selle judaismi üldolemuse juurde ja siis kõik asjad vaatame selle juutlase läbi. Ei, ümberlõikamine ei ole kristlaseks saamise sümbol, vaid ristimine. Ja tänapäeval see tundub nii, võib-olla isegi tavalisena öelduna, aga tol ajal oli see väga olulise tähendav. Muidugi see juutide ja kristlaste vaen ja vastuolu, see oli pikk aega, näiteks ka kiriku isa Lyoni piiskop Ireneus, kes suri aastal 202, on öelnud, et tulevane antikristus on juudi sünnipäraga. Nii et kristlastul kogukonnas oli väga tugevalt selline antijudaistlik mõttelaad, mis ei olnud antisemiitlik, järjekordselt tuletan meelde. Ja teistpidi, mida siis juudid tegid? Juudid aga lisasid oma Shemone Esri palve lõppu ühe fraasi Birkat ha-mimimi ja selles palutakse natsaretlaste ärahävitamist. Ma ei oska öelda, kui paljudes tänapäeva sünagoogides seda palvet on sinna sisse jäetud veel või selle palvet palvetatakse, aga juudi sünagoogi palvetesse iga pühapäev või iga laupäev, kui juudid tulid kokku, palvetati kristlaste ärahävitamist. Nii et see oli nagu selline kahepoolne selline vaenuseisund mõnes mõttes. Ja kui me tuleme selle juurde ja küsiksime, et kas ei oleks saanud kuidagi ilusamalt või paremini või see lahkuminek kuidagi läinud selliselt, siis muidugi sellele küsimusele võiks jälle anda nagu kahesuguse vastuse. Ühest küljest võiks öelda, et võib-olla asi oleks võinud palju hullem olla teatud asjaoludel. Ja teatud asjaoludel muidugi oleks võinud see asi olla natukene võib-olla kergem. Aga see ongi see ajaloo nagu võlu ja valu, et me ei saa minna 21. sajandi mõtlemisega, praeguse aja mõtlemisega või ka eelnevate sajandite mõtlemisega 1000 aastat tagasi ja öelda, et miks siis nii ei mõeldud või nii aru ei saadud või nii käituti. Alles hiljuti ma Facebookis lugesin, või täpsemalt seal oli üks video ülal, mis oli väga huvitav. Nimelt oli 15. sajandi üks ingliskeelne tekst oli ette loetud. Ja kui ma teile ütlen, et ma peaaegu mitte millestki aru saanud, siis see ilmselt ka nii oli. See oli hoopis teistsugune. Ja keel on arenenud, muutunud. Ja me võib-olla selle peale, et väga tihti ei mõtle, aga näiteks kui me saaksime, oleks meil selline ajamasin, et saaksime tagasi minna näiteks Lembitu aega 13. sajandisse. Ja me räägime eesti keelt, me mõtleme, et nad rääkisid ka eesti keelt, eks, et see oli muidugi teistmoodi nii edasi. On isegi arvatud paljude poolt, et me ilmselt ei saaks Lembituga vestelda. Tema ei saaks meist aru, ega megi ei saaks tema aru. Filoloogiad võivad siin selle asja kohta muidugi täpsemalt midagi öelda, aga see on niivõrd erinev. Sõnade tähendus on muutunud. Tähendusväli on teine asi. Ma koolis ka lastel ikka räägin seda näiteks keskajal, kui me tuleme Canterbury Anselmi juurde, tema selle Jumala tõestuse lugude juurde ja kui me läheme näiteks Tertullianus, kiriku isa ütleb credo quid absurdum, siis sõna absurdne tänapäeval tähendab midagi mõttetut, jama, jaburat, siis tol ajal tähendas see midagi, mis ületas inimliku arusaamise.
Niisamuti, kui me läheme sajandid edasi, John Wesley ajal 18. sajandi Inglismaal sõna preventing grace, mida ta kasutas, tänapäeval on prevenient grace, eelkäiv arm. Prevent on tänapäeval inglise keeles takistada, eks. Nii et ühesõnaga see areng on olnud nii suur, ma praegu räägin seda keeleliselt võib-olla, aga see on kontseptsionaalselt. Ja sellepärast ongi meil väga raske teinekord nagu võtta nagu sellise kohtumõistja või kohtuniku rolli ja tahta öelda, et mõni asi oleks võinud nii või naa olla. Ja selles mõttes oleme tegelikult me väga heas olukorras, armsad sõbrad. Teate, miks pärast? Sellepärast, et meil on püha kiri. Mis see tähendab? See tähendab, see on Jumala sõna. See tähendab, kui me loeme apostel Pauluse kirja galaatlastele, siis me saame teada, mismoodi Jumal neid asju näeb, eks? Meil ei ole vaja minna ajaloolistesse sellistesse lademetesse ja vaadata, kuidas nüüd see võib-olla võiks seda asja mõelda nagu sellest ajaloolist kontekstuaalsest seisukorrast vaadates edasi. On väga lihtne. Võib-olla mitte väga lihtne, aga ikka suhteliselt lihtne aru saada piibli tõest. Lapsed saavad sellest aru, lihtsad inimesed saavad sellest aru. Ja sellepärast ka see judaismi ja sellise, kuidas öelda, semiitluse vaheline probleem, kuigi ta on keeruline, aga see on siiski aru saada. Nüüd nagu keeraks lehekülje ja vaataks veidikene varakiriklikku kunsti ja kirjandust. Siin tuleb ka esile taas jälle see judaismi ja kristluse vaheline erinevus. Juutlik kujutamiskeeld oli see, et jumalast ei tohtinud mingisugust pilti teha, eks, ega mingisugust kuju. Ja see on siiamaani sellesse monoteistlikku perekonda kuuluvatest religioonidest eriti tugevalt edasi läinud islamiseks. Islami pühakodadest ei ole mitte mingisuguseid muid asju kui ilusaid mosaike või vaadata. Aga kristlik areng oli teistsugune. Sündis kristlik sümboolika, sündis kristlik ka mosaik ja katakombimaalid, mis on ka tänapäevani säilinud, näitavad meile, mismoodi kristlased seda asja mõistsid. Ja mitte ainult 3. sajandist säilinud maalid, vaid me näeme ka juba 1. sajandist leitud martüüriumi aegsetest eukaristi sümboolikat näiteks Kolossumis. On näha selliseid seina peale tehtud joonistusi ja pilte, kus need inimesed, kes ootasid lõvide ette viskamist, gladiaatorite ette viskamist või põletamist või mis nendega seal tehti ka, nad just loomulikult palvetseid koos, aga armulaua pidamine oli kõige tähtsam. Just nimelt selle armulaua ja eukaristi tähenduse esile toomine on täielikult tõendatav ja tõestatav just nimelt selliste konkreetsete säilinud seinamaalikute ja muude asjadega. Nii et kui me tahaksime küsida seda asja, et mis oli varakirikus, kui me tahaksime võtta üks asi, mis oli kõige tähtsamal kohal, kõik muud jätaksime ära, mis me ei saaks sealt ära jätta nende kristlaste elus, siis on see kindlasti armulaud eukarist. Et kui me kõik muu heidaksime kõrvale, siis see, kui me selle heidame kõrvale, siis ja sellepärast, kui me tuleme ka Johannese evangeeliumi 6. peatüki juurde, kogu selle temaatika juurde, kes minu ihu ei söö, minu verd ei joo, sellel ei ole igavest elu ja nii edasi nende tekstide juurde, siis me tajume just nimelt, kuivõrd olulise tähendusega see meie jaoks on. Et me ka saaksime sellest osa tänapäeval. Ja loomulikult ristimine on kristlaseks saamise algus
ja see oli nii 1. sajandil, 21. sajandil, aga mis nüüd? Osadus Jumalaga, osadus Jeesusega, Jeesus meis, Jeesus meie keskel, Jeesus meie juures. Kus on see kõige tähtsam kokkuvõtvalt kvintessentslikult, kus kohal see on? See on armulaud. Igal pühapäeval, kui me tuleme armulauale, altarile pannakse armulau annid ja pühitsetakse neid, siis me siiani saame osa ikka sellest samast Jeesusest, sest Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti, eks? Nii et selles mõttes, kui me tuleme nende maalingute juures, maalingud veel kord ja katakombi maalid ja need pildid näitavad meile seda sama. Apostlik isade ajal, see on aastas 45–150, hakati looma juba kristliku sisuga kirjandust. Enne seda oli muidugi väga oluline roll suulisel pärimusel. Muidugi jälle me ei saa mõtelda niimoodi meie 21. sajandi algusjärgi, et Jeesus Kristus löödi risti, tõusis ülesse, läks taevasse, järgmisel päeval apostlid oleksid võinud kõik kokku tulla, hakata üles kirjutama. No nii, hakkame kirjutama, kuidas see asi algus, kuidas sind Naatanael kutsuti ja kuidas sind Peetrus kutsuti ja kuidas sind Johannes kutsuti, paneme kõik ilusti kirja ja siis on see lugu meil kõik ilusti olemas. See oli tol ajal aru saadav, et pärimus antakse edasi suuliselt. See on täpselt sama kõigi rahvaste juures, ka meie Eesti rahva juures. No, meil on olemas eepos Kalevipoeg, eks. Ja teistel rahvastel on oma eeposed ja lood ja asjad. Need anti edasi suuliselt. Ja see suulisel pärimusel on väga selline tähtis roll, kuni hakatakse asju ka kirjalikult esitama, hakatakse kirja panema. Ja kui me nüüd selle pärimuse juurde tuleme, siis esitub jälle üks küsimus, kui suur tähtsus on üldse pärimusel, tänapäeva kirikutel. No me teame, et me ütleme selle kohta püha pärimus. Ja tänapäeval, kust me need piirid siis tõmbame? Ja me teame, et katoliiklastel, läänekristlastel, ortodoksidel ja protestantidel on väga erinev lähenemine sellele. Me teame, et protestandid suures osas, üldistatult tahaksid piirduda püha kirjaga, see tähendab siis Uue Testamendiga ja panna sinna piibli. Kõik. Ja edasi on juba pärimus, mis ei ole meile kuskil nagu pandud selliseks aluseks, mis me peaksime, kas Didacheet 12 apostli õpetust peaks uskuma, et saada õndsaks või kas seal mõningeid teisi kirju, Clemensi kirja näiteks, kas peaks seda uskuma, et saada õndsaks või. Kõik need küsimused nagu tekivad ja Martin Luther, me teame isegi terve apokriiva heitis kõrvale, muidugi ta tahtis kõrvale heita veel palju, ilmutuse raamatust ja Jakobuse kirja kohta ütles, et see on põhk ja nii edasi. Aga õnneks meile siis konfessionaalsed piiblid ei ole. Ma olen mitu korda erinevates koolides, erinevatel loengutel sellest palju rääkinud ja ma ütlen, et me peame, kui me räägime tänapäeval, et on neid erinevaid kirikuid nii palju ja et küll oleks ikka hea, kui meil oleks ainult üks kirik ja nii edasi. Aga kujutan veel ette hullemat olukorda, eks. Võiks öelda, et neil on veel hästi läinudki, kui meil oleks niimoodi olnud, et Martin Luther tõepoolest oleks teinud nõnda nimetatud luterliku piibli, kus oleks Hebra kiri, Jakobuse kiri, ilmutuse raamat ja veel, ma ei tea, võib-olla veel midagi välja visatud. Ja siis oleks teised konfessioonid, mis tekkisid, hakanud ka vaatama, et mis me siis selle piiblis jätame, mis me ei jäta. Ja siis on niimoodi, et siis me küsiksime, mis on baptistide piibel, mis on metodistide piibel, mis on selle või teises küsitakse, mis konfessionaal, mis teile piiblis on, mis raamatud teil on niimoodi. Ja me oleksime täiesti teistsuguses maailmas. Ja see, et kui nüüd apokriiva kõrvale jätta, siis et kõigil kristlastel, keda me kristlasteks peame, on üks Jumala sõna, üks
püha kiri, Uus ja Vana Testament. See on iseenesest väga suur saavutus. Ja sellepärast me ei saagi kaasa minna ei mormoonidega, kes toovad veel oma mormooni raamatu sinna kõrvale, ega igasuguste muude liikumistega või ka Jehova tunnistajatega, kes hakkavad piiblit nagu nii-öelda ümber kirjutama. Oma sõnadega ja oma kontseptsioonide alusel. Nii et selles mõttes võib-olla läks veel päris ilusti, jah. See kristlik pärimus muidugi, mis valdavalt on siis kreekakeelne ja ladinakeelne, on arusaadav ja nähtav nii usutunnistustes, liturgias, kirikuelus ja samuti kirikuisade kirjutistes. Ja just nimelt tol ajal peeti väga oluliseks seda, et see kirjutis pärineks apostlilt eneselt. Vaat siia tuleb rääkida üks teine lugu siin vahele. Tänapäeval meil on tõsine probleem seoses plagiaadiga. Ülikoolide õppejõud probleemitsevad, kuidas saada teada, kas üliõpilane on ise kirjutanud selle asja või kuskilt copy-paste'iga võtnud ja maha kirjutanud kuskilt mujalt ja nii edasi, nii edasi. Aga see on läbi aegade olnud erinevaid arusaamisi. No me ei pea isegi kohe minema sinna algkiriku aegadesse, võtame kas või näiteks Shakespeare'i aegse Inglismaa. Kui Shakespeare tänapäeval elaks, oi, siis me ei räägiks tema ilusatest suurtest teostest. Mida Shakespeare tegi? Shakespeare võttis tegelikult antiikajastu lood, tõi nad oma aega, pani seal tegelasi juurde, natuke muutis ja esitas need lood ilusti ära ja me tänapäeval ütleme võrratu. Millised lood, milline Shakespeare, eks? Tänapäeval niimoodi teha ei saaks. Kui Andrus Kivirähk võtaks Shakespeare'i teosed, tooks nad tänapäeva, kirjutaks ümber ja me ütleme, vau, milline veel andekam kirjanik meil siin Eestimaal on, jah. Ja kui me nüüd lähme veel tagasi, siis esimesel sajandil, kui ristiusu kirik tekib, siis oli see autorluse küsimus veel teistmoodi. Nimelt asi oli selles, et autori isik või tähendab see, kes oli, nagu öeldakse, muidugi mitte kaanele kirjutatud, me teame neid papüürusrulle ja kõik, mismoodi need dokumenti kirjutati ja neid igast asju. Aga see nimi, kelle kiri see on, kelle raamat see on, oli väga suure tähtsusega. See oli võib-olla isegi teinekord tähtsam kui see, mida seal kirjutati. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et oli täiesti levinud see, kus inimesed kirjutasid, kes ei olnud nii kuulsad. No näiteks kui Platon või Aristoteles, Kreeka filosoofidena, või 500 aastat juba varem või teised, kirjutasid, nagu öeldakse, teiste inimeste nime all. No, see oleks nagu tänapäeval umbes sama, et Heigo Ritsberg mõtleks, et hakkaks kirjutama ühte põnevat raamatut ajaloost ja kirjutaks raamatu valmis, aga siis Heigo Ritsberg, kes seda Heigo Ritsbergit Eestimaal ikka tunneb ja teab, eks. Paneks autoriks hoopis Lennart Meri. Ja muidugi see raamat müüks, eks, kui Lennart Meri niisugune teos on ilmunud nähtavale. No, mõne aja pärast uurijad jõuavad järele, et see sõnakasutus ja kõik muud asjad, et see ei ole ikka Lennart Merel, ikka võritakse välja, kes siis tegi selle asja, eks. Ja tegelikult samasugune protsess tekkis või oli ka varasematel aegadel. Kui oli tegemist puhtalt, nagu öeldakse, selle teksti edasiandmisega, mis sa nüüd ise produtseerisid või sinu sekretär produtseeris, seda me ka teame, et enamikel inimestel olid sekretärid, kes kirjutasid selle asja ülesse. Nendel oli ka nagu spetsiaalsed terminid ja nimed ja edasi. Aga meil on olemas näiteks Peetruse ilmutusraamat. Ja mõnigi kristlane võiks tänapäeval küsida, et aga oot, miks meil ei ole seda piiblis? Aga kui see tekst on olemas, hakkame lugema. Võtame me usu aluseks selle. Tooma evangeeliumi.
Noh, see on küll natuke selline Kristus ütles, Jeesus ütles, kui te olete lugenud. Neid on muide ka publitseeritud neid pseudoallikaid ja mis on probleem? Probleem on lihtsalt selles, et nende autoriks võib pidada kedagi teist kui antud autorina esitatud või mõnikord on olemas ka töödega, mida tõesti kirjutas see inimene, aga mis mingil põhjusel kanoniseeritud evangeeliumisse ei läinud, mida ei kuulutatud Jumala sõnaks. Kui me räägime nüüd lähemalt ja täpsemalt nagu selle piiblikaanoni väljakujunemisest. Ja miks see nii oli? No, Jumala püha vaim on juhtinud seda kiriku kaudu. Koos sellega on esitatud jälle küsimus, et kas piiblikaanon on suletud. Kui ta olnud, laias laastus me võiksime niimoodi öelda, et 1600 aastat või varsti 1700 aastat piiblikaanon on ühesugune, et kas võiks nii tekkida, et me leiame äkki Johannese ilmutuse raamatu järgi nüüd veel mõne raamatu sinna. Teoreetselt võiks. Kuidas see peaks tänapäeval juhtuma? Ilmselt Rooma paavst, patriarh Bartolomeus, Anglikani kiriku Canterbury peapiiskop, kirikute maailmanõukogu ja ma ei tea veel, kes peaks siis kinnitama selle. Ja kui te küsite, et kas on tehtud katset piiblikaanonit laiendada, siis vastus on jah. Üks kord on laiemas maailma sellises avalikkuses seda tehtud ja ühe teosega, nimelt Martin Luther Kingi Kirjad vanglast, saavutas sellise väga suure populaarsuse kristlaste hulgas ja isegi oli mitmete teoloogide poolt pakutud välja, et avaks piiblikaanoni ja paneks selle sinna piiblisse sisse. Aga teoreetselt oli see võimalik ja on võimalik, aga praktiliselt seda ei ole läbi viidud. Ja selles mõttes oleks väga raskesti usutav, et tänapäeval võiks piiblikaanon olla avatud. Tähendab, et me teeksime veel midagi seal muudatusi ja muudatusse tegemine muidugi, nagu ma ütlen, ei käi alati selles, et me midagi sinna juurde paneksime. Vaid seal on ka teine pool, et me midagi sealt ära võtaksime, eks. Ja just natuke aega tagasi ma rääkisin selles, et küll oli hea, et Martin Lutheri ajal 15 aastat tagasi sealt ära ei võetud midagi. Nii et Jumala püha vaim on juhtimas neid protsessi ja siin on väga hea olla kindel, et me oleme Jumala käes hoitud, varjatud ja see pühakiri on ka Jumalast meile antud. Kristlik kaanon kujunes siis niimoodi, et apostlite ja apostlike isade ajal, see on siis perioodil aastatel 45 kuni 150, hakati looma siis kristliku sisuga kirjandust ja nüüd on üks huvitav asi, mida peaks väga tähele panema. Et ka juba sel ajal, kui oli päris palju kristliku sisuga kirjandust, või tähendab teisisõnu, oli kristlikke autorid, kes olid kristliku sisuga teoseid loonud, ka sellel ajal oli väga tähtsal kohal suuline pärimus. Ei toimunud sellist protsessi, et nii kui hakati kirjutama midagi, siis suuline pärimus nagu lõppes ära ja nüüd me hakkame kõiki asju saama kirja. Ei, suuline pärimus jääb. Ja selle suulise pärimuse üldine selline kokkuvõttev termin on apostellik pärimus. Ja väga tihti oli isegi niimoodi, et paljude kirjatekstide hindamisel, kas me võtame vastu selle sõnumi, kas me võtame vastu selle teksti, kas me võtame vastu selle, mis on esitatud selles tekstis. Kaalukeeleks osutus väga lihtsalt üks asi. Aga kuidas on apostlite pärimuses? Kas apostlite pärimus läheb selle kokku või läheb? Ja oli selge, kui apostlite pärimus ei läinud sellega kokku, oli midagi erinevat, siis mis ei võiteks? Võiteks jäi apostlite pärimuseks. Suuline pärimus. Kirjaliku teksti üle.
siin on midagi kirjas, mis ei lähe sellega kokku. Ja selles mõttes ka kogu selle kaanoni kujunemisel on nagu see üks kaalukauss on pidevalt, see on see apostellik pärimus. Ortodoksi kirik seda väga rõhutab, püha pärimus, isegi ortodoksi kirik ei taha eraldada nagu piiblit ja muid asju, ta võtab selle kokku kõik nagu üheks tervikuks püha pärimuse. Ja see on ka üks asi, mida on väga raske mõningatel protestantidel ja eriti mõningatel vabakiriklastel aktsepteerida. Ükskord ma läksin ühte kogudusse pidama piiblikooli ja küsisin, et kui nüüd selle sajandil oli mingi probleem, et noh, kust nad vastus said ja siis esimeses reas olev üks heledate justega daam kohe ütles, et vaatame piiblist. Aga kui piiblit ei ole, on igasugused kirjad, mis liiguvad ringi, igasugused dokumendid, piibli kaanon pole kinnitatud see. Kas siis oli see lugu, et no siis me ei teagi, võib-olla on nii, võib-olla on ei. Asi on selge, ei ole mitte see, nagu ka mõned väga liberaalsed teoloogid püüavad kujundada, et kuni piibli kaanoni lõplikku kinnitamiseni oli nii, et noh, teatud kogudused olid teatud teoloogilises suunituses nagu hoopis teistmoodi või see ristiusul on nagu mitu palet, et me ei saa seda Jeruusalemma mudelit või Rooma mudelit või Antiochia mudelit nagu ainuõigeks pidada või midagi taolist. Ei. See ei ole niimoodi. Algusest peale, ma ütlen seda päris kõva häälega, algusest peale oli apostellik pärimus, ütlen veeriskord, algusest peale oli apostellik pärimus ja see apostellik pärimus on säilinud meieni kuni tänapäevani. Kus siis? No peamiselt loomulikult pühakirjas, Uues Testamendis, aga ka mitmetes teistes teostes, kus on sellele viidatud. See laiendab meie arusaamisi ristiusust. Tõsi, me loeme neid teoseid mitte kui lunastuslikke, mitte kui õndsusloolistena. No näiteks me teame, et kõige põhjalikum ja kõige parem ettekujutus Jumala teenistusest, varakirikust me saame Hippolituse käest. Kuidas siis missa käis? Kuidas Jumala teenistust peeti? Kuidas ristiti? Kuidas armulooda pühitseti? See on kõik olemas. Aga see ei tähenda seda, et see Hippolituse poolt meile antud, see oleks nagu väga erinev sellest, mis meil on 10, 20 või 30 või 40 aastat varem mingi allikas räägib või paarkümmend aastat hiljem. See on sellega kooskõlas. Ja veel olulisem on see, mida Hippolitus räägib, ei ole mitte vastuolus sellega, mida Uus Testament räägib. See on selline huvitav vool ja ma olen oma kristlaks oleku aja jooksul üha enam ja enam hakanud mõtlema selle üle, et millest see taoline mõttelaad üldse tuleb. Et me tahaksime nagu sellise kristliku mõtlemise ära lõpetada Johannese evangeeliumi Johannese ilmustuse raamatu viimase peatüki viimase fraasi, viimase lausega, siis panna sinna mingi punkti ja kõik, mis pärast seda kuulutada valeks. Aga miks? Miks pärast? Loomulikult sellel oleks selline põhjus, kui kõik pärast seda hakkaks tulema valeõpetused. Ainult mormooni raamatud ja Jehova tunnistajate teosed, no siis võiks öelda küll, et hea küll, okei, siin on selge piir. Aga need teosed on seal olemas. Jällegi, ma kordan seda. Meil oli tollal mõõdulint või mõõtmise see vahend olemas, selleks on apostellik pärimus, see oli sellega kooskõlas. Ja isegi siis, kui oli piibli kaanon kinnitatud, ta ei olnud mitte mingisuguses punktis apostelliku pärimusega vastuolus. Kas te arvate, et kui piibli kaanon kirjutati või kinnitati,
kiriku kogul, piiskopid tegi seal otsuse, kirik tegi seal otsuse. Huvitav on see, kes tänapäeval on eriti kiriku vastu tahaksid rääkida Jeesus minu südames ja sihukesest asjadest, et nad siis lähevad piibli juurde, loevad seda, kes kinnitas selle piibli sinu jaoks Jumala sõnaks ja samune kirik, kelle vastu sa tahad sõdida, eks. Ega see ei olnud mitte niimoodi, et piiblikaanun kinnitati. No nii, selge, nüüd on selge. Ohesõnaga, Jumala sõnasse kuuluvad vaat need ja need asjad. Kas oli niimoodi, et mõned kogused tegid siis nii? Siis me peame nüüd sellest loobuma. Oi, me peame nüüd selle kõrvale heitma. Oi, meil tuleb nüüd teha väga suur muudatus või me ei tahagi teha muudatust. Vaata, meil on ju sihukesed raamatud hoopis olemas. Mis see piibel nüüd on, eks? No muidugi, oli mõningaid asju, kus mõningates grupeeringutes oli ka igasuguseid muid asju. Me teame gnostilisi sekte ristiusu kiriku sees. Me teame natuke teistsuguse suunitlusega kirikuid, aga see kaanoni kinnitamine ei olnud šokk mitte kellelegi. Miks? Sest see oli selle jaatamine, mis oli juba apostelikus pärimuses olemas. Apostelik pärimus oli juba seda kinnitanud. See piibli kaanoni kinnitamine ei ole me sõbrad mitte midagi taolist, et ühel päeval tuleb kirikuga kokku, teeb otsuse, kõik ütlevad, oi, vaata, mis nüüd otsustati. Kõik ütlesid suures enamuses. Tõsi, ma ütlen, et mõningad üksikud rühmitused olid, aga suures enamuses, jah, et me teame kogu aeg niimoodi, et sa siin ei on olnud. Kristus oli öelnud, et minge kõike maailma ja kuulutage head sõnumit kõigele loodule. Jeesus ei öelnud, et minge ja kirjutage raamatuid. Ja sellepärast, kui me tuleme selle kristliku pärimuse juurde ja keegi küsiks veel kord, et miks see ikka nii oluline on. Asi on nimelt selles, et peamiselt usutunnistustest, liturgiast, kiriku enda elust, kirikuisade kirjutistest me saame väga palju teavet, informatsiooni, mida antud koguduses, kirikus õpetati, kuidas seal elati, millised printsiibid olid aluseks seatud ja nii edasi. See on tänapäevalgi ju selline. Kui tahate teada mõne kiriku või koguduse õpetusest midagi, millest te pole midagi kuulnud, kõige lihtsam tee on minna nende jumala teenistusele. Kuulata, mida seal kuulutatakse. Nende kirjandust vaadata, eks. Ma tulen tagasi paar sammu, et kui me tuleme Uue Testamendi kaanoni juurde, siis selle võti oli, kas antud tekst on pärit apostlit, mõned apostlit või mitte. Siiamaani me näiteks ei tea, kes on Heebrea kirja autor. Venekeelsetes piiblites kirjutatakse Pauluse kiri heebrealastele. No see on sulle kanooniline arusaam. Slaavi sellises. Aga lääne üldiselt kirikus on lihtsalt kiri heebrealastele. Kes kirjutas, me ei tea. No oletusi on mitmed olnud. Kui me nüüd tuleme kristliku kaanoni kujunemisse, siis me võime näha siin tegelikult selles ka teatud etappe, teatud sellist protsessi ja sellest tahaks rääkida järgmises loengus. Aitäh!